Oleme täna Pärnumaal Torikandis, kus Gossip on esitanud 12 sisuloojale väljakutse, kus nad panevad end metsas ellujäämisega proovile. Ja auhinnaks on 3000 eurot. Lähme vaatame, millised on osalejate emotsioonid. Kuidas üldse sündis mõte teha selline väljakutse? No 2 aastat tagasi mõtlesime, et tahaks teha midagi üliägedat. Metsateema nagu läheb üldse eestlaste peale ja nagu metsas käimine on selline eestlastele nagu südamelähedane asi. Ja siis mis siis, kui panna sellised muidu väga viksid, viisakud, meigitud, sätitud sisuloojad metsa ürgsesse seisu, kus neil ei ole väga midagi. Kuidas nagu kõik läheb, kuidas neil endal olla on. Seega tundus selline väga äge asi, millest sisu teha. Kui keeruline oli osalejaid nõusse saada? Kusjuures oli küll. Mingid olid kohe nõus, ma kohe tulen, aga mingid olid nagu, et no ma ei tea, see metsavärk ikka ei ole mulle, et meil ikkagi päris palju öeldi ei tegelikult. Mis tunne on enne metsa minekut? On ära tappa ennast. Praegu on chill. Ma tunnen, et võib-olla see raskem osa on veel ees. Ma olen väga elevil, ma olen väga valmis, ilm on ideaalne, seltskond on mõnus ja ma kuulsin ka, et kõige suurem konkurent on välja langenud juba enne, kui saade üldse pihta hakkab, nii et milles muud kühvel on? Kes su suurim konkurent siis oli? Joosep teeb asju. Tunne on väga hea, tunnen seda looduse lõhna, vabaduse tunne on. Natuke ärev on olla, ei hakka oletama. Sükene, ei tea, mis saama hakkab, aga samas ootan huviga, ma ei oskagi öelda. Kõik tunded samal ajal. Natukene närvis ja ma ei tea, mis mind ees ootab, nii et pigem närvis ja selline tundmatu tunne. Praegu on veel lõbus, kõht on täis, vetsus on käidud, päike tuli välja. Et praegu ei ole veel midagi hullu. Mõtled 3 tonni, ja mis see siis ära ei ole, kõht on täis, no vaatame, mis pärast saama hakkab. Ma ütlen ausalt, natuke on hirmus, aga natuke ootan ka, sest et tahaks igapäeva elust korraks eemale saada ja see on suht perfektne koht selleks. Mis sinu strateegia on? Ei ole mingi strateegiat. Olen normaalne inimene, ma ei tea, näksi muru ja teen tal onn ja lõkke ja rohkem midagi vaja polegi. Olen räigelt kahepalgne vaata ja ma nagu mängin sõpra kõikidele ja siis ma tegelikult lasen neid üle. Ma tegin suht räige prepi, et mida ma poest ostan ja siis ma sain aru täna hommikul, et kogunemiskoht on metsas. No onne ma oskan ehitada, vett ma oskan filtreerida. Ma tahan sükest asja teha, et ma ei taha kellegiga hullult tiimitada sellepärast, et see võib väga kergesti metsa minna. Kui kaua sa arvad, et sa suudad püsida metsas? Tead, ma sain teada just, et õppelaene peab tagasi maksma, kui sa kooli lõpetad, mis on minust jumala skämm. Nii et ma olen väga-väga motiveeritud, et võita seda. Me ei tea lõpuni. Mul on puhkused välja võetud, ma olen siin nädalaid, kui vaja on. Ma arvan, et minu eelis on lihtsalt see, et kuna ma olen teinud erinevaid selliseid challenge'id, kus ma pean mingi öösel magama kuskil pargipinkidel või ka kaubanduskeskustes, et siis ma olen harjunud sellega, et olla kuskil enda mugavustsoonist väljas. Üks või vähemalt. Ma ei taha ka vähelaga rääkida, aga ma tahan mingi vähemalt 3 ööd olla. Ja ma petin kõige rohkem selle peale, et Stevenil on raudselt mingisugused kohad, kus ta peab olema. Ja paljudel teisel ka. Ja osadel on see, et neil on lihtsalt väga külm, kardavad seda ja ma olen lihtsalt nagu, I'm fat, I'm cunt ja ma olen peetrottinud. Noh, ütleme niimoodi, et ma panen oma panused tagasi hoidlikult esimese öö peale. Ma seadsin eesmärgiks endale 7 päeva. No lõpuni. Ma lähen ikka seda 3 kilo jahtima, ega siin nalja ei tulnud tegema. Üritan olla nii kaua kui võimalik. Ma ei oska mitte midagi lubada, kui mitu päeva. 3 päeva, kindlasti. Sihin sinna 5 kanti, kui väga rõve ei hakka. Aga 3 on siuke kindel. Selle ma teen kindlasti ära. No problema. Nii kaua, kui ma hakkan muretsema oma töökohustuste pärast. No, kuna ma ikkagi maalaps on ja siis ma tahaks nagu loota oma selle mingi instinkti peale. Ma arvan, et 2 ööd ma saan hakkama. Aga mis sa arvad, kes su kõige tugevam konkurent on? Ma arvan, et Fredi, sest ta teeb neid metsavideosid ja teine on see Steven ja Regina, sest nad saavad kaisutada öösel, siis neil on sossu. Issa, ma ei tea. Ma arvan, et Koška. Ta on selline nagu Eesti naine, saad aru. Mul tunne, et nagu teda ei niida miski. Ma arvan, mina ise. Ei, tegelikult. Siin on meeletult lahe seltskond on koos. Ma arvan, Fredi on üks väga suur konkurente, kuna ta teeb ka ju mingid metsavideoid, olen näinud, käib seal oma mingi G-klassiga, tõmbab kuhugi metsa vahele ja siis hakkab seal nagu ellu jääma. Õnneks seekord tal G-klassi ei ole, võib-olla sellepärast ta kukub ka varem välja, ei tea.
nagu see oleks ime, aga ma lihtsalt tean, et tal on raudselt mingi täitsuval, et ta peab ära minema üks hetk. Aga pluss see, et how the aga nüüd ka teine saade järjest koos ja nagu uuesti jääb mingi alla, ta on nagu girl, I cannot do this again. Aga jaa, Steven, pluss nagu Steven ja Regina raudselt on tiimis, siis nagu Kaspar on ka ta mingi best friends, need on kolmekesi tiimis, ma saan nagu mulle endale tundub, et Sebastian on selline inimene, kes nagu, kui tema midagi tahab, siis ta läheb lõpuni välja väga sihikindlalt. ma arvan, et mina. Mis sa arvad, kes esimesena välja langeb? mina isiklikult tahaks väga koju minna. võib-olla Hedi, sest Hedi tuli see, siis ta ütles, et ta nägi ilma ja siis ta oli nagu, et yeah girl, hell no. Koška ja Sebastian. Kardan, et Koška. Koška. Niimoodi ei ole ilus öelda. Me kõik teame seda. Me kõik teame, kes see on. See võib väga vabalt mina olla selles suhtes nagu. Mis sa teed selle 3000 euroga? Ma tahaks annetada natukene sealt rahast ära ka ja ülejäänud raha läheb puhtalt sisuloomele, et samamoodi teha selliseid lahedaid projekte nagu Gossipid teevad. Kuna see võtab palju tööjõudu ja ka ressursse, siis see on, ma arvan, hea alguspunkt, kus seda nii-öelda algkapitali saada. Samas iPhone'il tuleb välja see Cherry Red 18 Pro Max, nii väga seda. Mis ma tahtsin teeks? Ma investeeriksin selle enda haridusse, sest mul on vaja Cambridge eksam ära teha ja siis ma tahan välismaal ülikoolidesse kandideerida. Ma nii valmis pänt tegelikult nagu. Ehk siis selle 3000 euroga maksaksid õppelaenu ära? Ja 100% kohe esimene maksa kõik makstud nagu. Laseksin oma tarkuse hamba välja tõmmata, see on esimene. Ja siis mingi osa ma annetaksin, ma arvan, kasside sinna varjupaika. Ma olen ammu pidanud neiule ostma juba Kihlasõrmuse, nii et kogu raha läheb Kihlasõrmuse fondi, juhul kui ma peaks selle võitma. No ma lubasin enda crushi viia teidile, enda sõpradele lubasin ja ma tahan mingi osaga annetada. Ja investeerida ja reisida ilmselt. Ma arvan, et ma lähen reisima Hiinasse. No esiteks mul on 17, peaaegu 18-aastane kass, kes on krooniliselt haige, seega ma pean ülitihti käima temaga loomaarsti juures. Nii et on hea, kui on nagu mingi väike varu, et kui on nüüd kriis, siis saab minna. Ma arvan, et nagu see on üks koht, kuhu ma panustan selle. Uut kaamerat tahaks ka. Mul ei ole vaja, aga ma tahaksin. Ma lähen kohe soppama, ma tahan uusi kontsakingasid, käekotte, kleite, 3 tonni siuke mõnus summa. Ma löön kõik laiaks. Aitäh teile. Aga kas kardad ka midagi selle väljakutse juures? Ja ma kardan Reginat, sest et kui tal kõht tühjaks läheb, siin ei saa palju süüa, siis siis peaksid kõik teda kartma. Bugid, siis see, et nagu meie ilm ei saa olema väga hea. Ja siis need challenge'id, no. I'm not the brightest, obviously. Nälg ja märg. Et ma ei saa duši all käia. Kardan kõike tegelikult. Mis siis, kui sa öösel magades kuuled looma hääli? Siis ma panen oma kõrvad kinni niimoodi. Õht on reegelt tühi, pluss me oleme läbimärjad täiesti ära külmunud ja ma eile sain teada, et inimene saab 15 kraadiga ka nagu surnuks külmuda. Kui ma astun porilompi, siis oled kohe väljas? Siis on varvastel väga märg ja külm. Külm on see, mis ma kõige rohkem kardan. Natuke teisi osalisi, ma ei tea, mida inimesed võivad metsa astuda siin natuke ja siis võib-olla võivad mingid hirmsaid asju hakata tegema, aga muidu ei karda. Ämblikuid ja seda, et päevad hakkavad. Need 2 asja. Nii tunnistan kõigile Eesti rahvale üles. Ma olen teinud 7 aastat mokotubakat ja ma pean täna selle maa jätma. Pole 7 aastat olnud päevaga ilma. Miks sa siis otsustasid sellega üldse liituda? Honestly, ma ei tea, miks ma teen neid asju. Aga see on mingi 3. saade juba. Ega sa putukaid või loomi ei karda? Ei. Ma olen tegelenud elus judo, jiu-jitsu ja boksiga, nii et sääski puuka ma ei karda. Aga karu tuleb siis, teed mingi võttede peal ja maha lihtsalt? Siis, kui karu tuleb, siis kuule, karu ei tule. Karu ei tule, ära ütle nii. No selge, vaatame. Ära kutsu teda. Me ei soovi. Kogu järgmise nädala lubab ilmateada korralikult vihma, ega sa seda ei karda? Ega ma ei ole ka suhkrus tehtud, nii et... Kas sa plaanid tulega püsti saada? Ma ei kujutate, kuidas ma saan, see on kõik märgi ju. Miks peaksid inimesed just seda hooaega vaatama? Asjad lähevad hullumeelseks, väga kõmuline tuleb see hooaeg ja ütleme nii, tuleb ka kindlasti nuttu ja pisaraid. Kas sa saaksid midagi spoilida ka meile? No ütleme ühe, mis on hästi common sense. Lõket tuleb teha.
ütleme nii, et on vanu nostalgilisi asju, nagu eelmises hooajas, ja on väga uusi selliseid, ma ütleksin, Mr. Beastilikke väljakutseid, mis on sellised karmimad